Tere kõigile, olen Kairi ja see minu esimene video siin kanalil Minu enda tee. See kanal sai loodud seetõttu, et ma sooviksin olla toeks ja abiks kõigile naistele, kellel on suur ülekaal. Ehk siis ma jagan siin iseenda kogemusi, iseenda ebaõnnestumisi, kuid ka taipamisi ja teadmisi ja kõike, mida ma olen siis kogenud ja õppinud siis 20+ aasta jooksul, et olen ise tegelenud enesearengu ja toitumisega siis 20 aastat, umbes täpselt niimoodi. Ja olen väga palju teadmisi kogunud, kuid ei osanud praktikas neid siis rakendada. Ja 2,5 aastat tagasi umbes siis, kui ma ei suutnud oma hommikurutiinide juures enam hambaid pesta, sest mu selg nii hullult valutas, siis sai mul üsna kiiresti selgeks, et sellist elu ma ei soovi enam elada, et nagu päriselt, et kuhu edasi. No ja seetõttu siis hakkasin oma teadmisi praktikasse panema ja ma sooviksin nagu väga ka teile abiks olla, kellel on nagu probleem suure ülekaaluga, sest ma tean, mida see tähendab. Pidev häbi, stress, tunnete allasurumine ja no see ei toeta meie elukvaliteeti, eks. Et seetõttu ma siin olen. Ja kuna see on mu esimene video, siis ma vaatan mõned märkmed. Et tahaksin siis olla teile lihtsalt toeks ja jagada siin samal kanalil erinevaid siis teemasid ja ka teie abil siis võib-olla leida mingeid muid huvitavaid teemasid ja läbi teie samamoodi areneda, et minu teekond ei ole kaugeltki veel läbi. Ma kõnnin seda teed samamoodi ja seetõttu oleks eriti lahe minna koos naistega. Et saaksime kõik üksteist toetada. Et mul on olnud hästi ammu tegelikult soov see kanal teha. YouTube'i kanalile ma ei ole küll kunagi mõelnud, aga mul on nagu soov olnud alati aidata siis, kes abi vajavad. Ja ma ei osanudki muud moodi seda kuskilt alustada, kui õnneks minu teele sattus Merike numbrite keelest. Ja ütles, et davai, nüüd hakka tegema ja olgu tehtud, et sa ei saa kõike endale hoida. Ja nii ma siis nüüd siin olen, on ju. Et siis minu peamiseks eesmärgiks on ikkagi naised 100+, et 100+ kilogrammi, et see on hoopis teine elu kui see, kui sul on 5 või 8 kilo ülekaalu, et see kindlasti ei ole võrreldav sellega, kui sul on 30 kilo ülekaalu. Et tean ise ka seda, et väga raske on ülekaalulisena saada abi. Ehk siis kõik ütlevad, et ära söö nii palju, ära tee seda, mine hakka liikuma, tee seda, aga no, sellest ei ole mitte mingit tolku sellest, et sa tead seda kõike ise ka. Et ma ei tohiks nii palju süüa, ma peaksin nii palju liigutama, sa tead seda. Aga kuidas päriselt sinna siis jõuda? Need on üks pisikesed väiksed faktid või taipamised ja teadmised, mida siis vaikselt endale sisendada. Et jah, loomulikult on inimesi, kes võtavad ennast kokku, hakkavad päeva pealt korrekult toituma, trennis käima ja tulemused on. Ma olin ka selline. Tulemus tuli 7 kuuga, -30 kilo. Elu oli kui lill, aga siin nagu ikkagi jäi midagi puudu. Ja siis ma ju kukkusin tagasi sinna, kus ma olin. Et seetõttu on nagu, ma tean, mida te tunnete. Ja siis edaspidi ma võtangi lahti järjest erinevaid olulisi teemasid, mida siis tegelikult ei ole vahet, kas sa oled ülekaaluline või mitte, need on suhteliselt elulised teadmised. Ma võiks isegi öelda, et ka faktid, et kui sa neid nagu järgid ja vaikselt omale selgeks teed, siis su elukvaliteet paraneb juba selle tõttu,
et sul on juba need teadmised. See ei tähenda seda, et sa 1 kuuga juba võtad -5 kilo näiteks all, et see ei olegi nagu alati kõige esmane ja noh, loomulikult ülekaaluline inimene tahab kaaluda, normaalselt kaalu langetada. Kõik, kes seda ütlevad, ma ei pea olema kõhna, ma olen suurena ka õnnelik. No me kõik valetame iseendale, on nii? Et seetõttu ma loodan, et te tulete siia kanalile. Ma olen loonud ka Facebooki grupi Minu enda tee ja siis selle lühendiks on MET. Otsige Facebookist ülesse. Instagramis on samamoodi. Loon ikkagi erinevat sisu erineva platvormi peale ja loodan, et see info jõuab kõigile, kes seda vähegi nagu vajavad. Ja kui sa tahaksid kuulda mingit uut, nagu kohe, kui sul on midagi mõttes olnud, et sa tahaksid teada, sa oled tupikus või sa ei tea, mis esimene samm oleks näiteks, et ennast aidata, siis kirjuta siia samasse kanalisse, siia YouTube'i alla või kirjuta mulle privaatselt ja tule sinna gruppi. Tule vaata, mis siis keegi teine kirjutab või tule kirjuta ise, et kuskilt võiks ju alustada, on ju? Et ma loodan, et ma toodan teie jaoks huvitavat sisu ja kui sa tahad kuulda veel ja kui sa tahad kuulda, mis minul on elus juhtunud, siis pane siia like ja pane telli ja nagu need kõik asjad on, et see jõuaks ruttu sinuni see info. Ja ma üritan ikkagi iga nädal siia midagi postitada, et siis oleks nagu pidev areng siin käimas. Aga aitäh teile praegu ja peatse kohtumiseni.